Tere, head vaatajad! Olete taas meediani lainel. Kohe toome teieni meie oktoobrikuised toimetused. Tänases saates toome teieni õpetajate päeva meeleolu ning uurime, mida pedagoogid iseenda tööst arvavad. Samuti vestleme sportlase Maikel Uibo ja tema abikaasaga. Ning seejärel saame teada, mida leidsid kummitusekütid meie väiksest ja armsast meediaruumist. Jan, kas sina oled kunagi mõelnud õpetajaks saamise peale? Ei, Miks? sest ma ei tea, mida õpetajad täpselt teevad. Kohe vaatame järgmisest klipist järgi, mida endast üks õpetaja töö tegelikult kujutab. Oktoobrikuise õpetajate päeva valguses külastasime 2 Põlvamaa pedagoogi, et kuulda nende endi mõtteid oma tööst ja rääkida sellest, millest õpetajaid iga päev ei räägi. Miks olla õpetaja? Ma arvan, et need põhjused on inimestel väga erinevad. Kui mina selle tööga alustasin, siis esimese hooga ma imestasin kõige rohkem, et mulle maksti selle eest palka. Siis ma olin selle üle niivõrd üllatunud, sest minu jaoks oli iga koolipäev üllatus ja omaette pidupäev. Mul oli niivõrd meeldiv alati lastega kokku saada ja teha siis koolistööd, nii nagu ma sel ajal oskasin, või pärast tunde mingisugust näidendit ette valmistades. Mul ei ole olnud aastate jooksul kordagi päeva, millal ma ei taha kooli tulla. Ma tõesti tahan siia tulla. Mina humanitaaraineõpetajana ütlen, et sa saad olla näitleja, koomik, psühholoog, et seal on hästi palju erinevaid rolle, et ma arvan, et see võiks meeldida tänapäeva inimesele, sest tänapäeva inimesed ei ole nii lahterdatud erialadega, et tegelikult, kui sa ütled kellelegi, et sa oled näiteks matemaatikaõpetaja, see võib tunduda hästi kindel valdkond, aga tegelikult see ei ole. Et tegelikult sa võid olla nagu, sa peadki olema tegelikult ühes rollis korraga tegelikult 10 rolle. Mina arvan, et ma olen kusagil Kuklas õpetaja 24 tundi ööpäevas. Aga ma püüan nagu otse mitte teha õpetaja tööd palju rohkem, kui ma koolist välja lähen. Sest õpetaja, kes pärast tunde teeb midagi muud ja ennast natukene laeb, on klassi ees rahulik, vastuvõetav õpilastele ja ei muutu pahuraks. Mul ei ole olnud aastate jooksul kordagi päeva, millal ma ei taha kooli tulla. Ma arvan, julgen väita, et minu isik klassis ja klassist väljas ei erine peaaegu üldse. Ja ma ei teeks seda tööd, kui ma ei saaks olla see, kes ma olen. Nagu minu arust, kui ma olen täiskohaga tööl, mis pool elu peaksin teesklema siis või nagu nii pool elu on meil teesklus ja me oleme tsirkusartistid kuskil klounid teeme nalja, aga jah, ma põhimõtteliselt olen seesama inimene, ma ei muuda nagu midagi. Ma arvan, et ega see on ka küllaltki oluline, et õpetajal on võimalus ennast iga päev kenasti riidesse panna. Ma panen ennast riidesse nagu esietendusele. Otsin välja ehted, mis ma täna kannan. Ma vaatan, milline kleit sobib mu meeleoluga ja välistemperatuuriga. Ja ma ei lähe kunagi ette valmistamata kooli, et ma ei ole vaimus valmis. See töö ei ole nagu väga igav, ta ei ole monotoonne. Kindlasti ei saa öelda, et nagu tüütaks ära, sest et nagu sa saad ühte asja sadu erinevaid viise anda, ma õpetan kirjandust, ma õpin kogu aeg midagi uut ise iga päev, et nagu ei ole sellist asja, et ma pean jälle sellest ühest asjast rääkima, tüdimust ei teki küll mitte kunagi. Ehk saite teiegi täna õpetaja ametikohta miskit uut teada või nägite seda teise nurga alt kui klassiruumis istuja? Hanna, kui hästi sina oma boyfriendi tunned? Mis minust? Kui hästi sina hoopis oma girlfriendi tunned? Meil ei olegi girlfriendi. No sel juhul vaatame siis, kui hästi tunnevad üksteist Maikel Uibo ja tema abikaasa. All I need is home for me, and it's nice weather and family's close. So. Sveitsijak. I guess the same. Bahamaal soe päike ja rannaliiv ja roheline, sinine vesi.
I don't know. I guess it's just like a known number. You want to stay 21 forever. So 35. Ma ei teagi, see on raske küsimus, seda ma ei tea. oh man, I can't answer his one. I don't know. Maybe the same. 28. Piisavalt noor, aga samas on juba mingisugust nii-öelda kogemust ka. I want 5. 5. Michael, I'd rather say 5 because that's what I told him a few times. So, but I mean, his one is what he always tells me is as much as you want. So, but I would hope he said 5. 4 või 5. 4 või 5, et tundub selline okei summa. Seltsis segasem. Jan, miks sa teed siin ruumis selliseid nalju? Mul on niigi kõhe siin olla, arvestades seda, mis siin viimasel ajal toimub. mis siin juhtus siis? Kas sa ei teagi vä? Ei, Üks õhtu, kui Linda ja need monteerimas olid, siis nad pidid isegi kummituse kütid kohale kutsuma. kas sellest on klipp ka? Jaa, nad said selle kõik üles võtta. Vaatame kohe järele. Ma arvan, et nende emotsioonide juures on küll õige aeg tänasele saatele punkt panna. Kallid vaatajad, kohtume kuu aja pärast.